Punsleli on maru hää juuk, et ma ei tea, või olla tuu pärast, et harva saa. Tere! 26. septembri Sompus ja uduvihman ilm ei peletanud seegi kord inimesi palavuselt teema. Eks see ole ka mõistetav, sest Paunvere väljanäitus on juba nõnda inimeste teadvusse jäänud, et siia tullakse mitte ainult lähikonnast, mitte ainult maalt, vaid ka üle terve Eesti ja ka linnadest. Kaeme, mida pakub seekordne Paunvere 12. väljanäitus. Minugi poolt 12. suurele Paunvere väljanäitusele. Laata peame me ainult selleks, et väljanäitus toimuda saaks. Meil on täna siin pisut udune, pisut porine, pisut põhune, aga selline see maaelu on. Ma loodan, et ei lase ennast sellest häirida ja päev saab tore olema kõigile. Kuulutan 12. Paunvere väljanäituse avatuks. Müüjate ja ostjatega vestelnud, siis keegi pole öelnud, et ta oleks siia raha pärast või asjade pärast tulnud. Tullakse ikka inimeste pärast. Tullakse selleks, et kokku saada, vaadata, mida huvitavat keegi on valmis teinud ja kasvatanud, olla üheskoos tänulik selle sügise eest. Maaleht oli üks nendest, kes 11 aastat tagasi oli Paunvere väljanäituse käivitamise juures. Nii see tõesti oli. Tollal oli kuidagi harjumatu näha, et mitmedki, kes olid tulnud väljanäitusele, olid tulnud sellistes 30. aastate riietes. Maaleht oli selle eestvedaja ja Maaleht on vist ka ainus peaaegu kes on säilitanud seda vormi, seda stiili. No, me oleme püüdnud säilitada ja teha siin erinevaid stiile ja aegu ja siis mõtlesime, et kuna sellel aastal on selline, me ei tea, et meil on sellised suured muutused, kolimised ja asjad ja mina tegelikult olen võib-olla vale inimene, kes siin praegu nagu räägib, ma olen lihtsalt siin sõprusest kaasas, ma nagu ei töötagi enam ise. Aga lihtsalt, et kuna see võib-olla on äkki meie jaoks niisugune üks viimaseid üritusi, siis nagu kutsuti kaasa ja ma olen rõõm siin olla ja siin on nii tore rahvas ja alati väga selline lõbus meeleolu, nii et hästi tore. Kuidas nii üks viimaseid üritusi? Meil on nagu räägitud, et võib-olla me ei ole siis, oleme nagu koos teistega, et me nagu Ekspressiga koos hakkame nagu raamatuid kirjastama. Ma saan aru, et meil on ka Ekspressi raamatud ammu juba meiega käivad kaasas ja meil on selline üsnaga ühte heitmine, nagu öeldakse, nii nagu paljud ajakirjad praegu ühed Anne ja Stiil läksid kokku ja paljud, kellel on raskusi ja ilukirjastus ühines teaga ja eks raske aeg tingib omad muutused. 98. aastal, kui see väljanäitus alguse sai, oli maainimestel väga raske periood. Teatavasti olime tollal niinimetatud Vene kriisis ja maal väga paljud põllumajandusettevõtjad pidid valima, mida edasi teha. Väiksemad talud ei pidanud enam vastu. Ometi ma arvan, et see Paunvere väljanäitus on väga palju kaasa aidanud sellele, et ikkagi maaelu on alles jäänud, et maainimestel kas või kord aastas ühel päeval on võimalus ennast näidata ja optimismi endasse süstida.
Küllap see ka nii on, et ma arvan, et need maarahvalaadad on kindlasti väärtustavad maainimese tegevust igas suhtes ja hästi suur rõõm on ka endal siit leti tagant on sageli raske ära käia, aga tore on näha seda ehedat maatoitu ja osta seda ehtsat kaasa, nii et ma arvan, et Eesti rahvas nagu peamiselt siia ikkagi tulebki selle Eesti oma toidu pärast, et kõik see muu on, nagu öeldakse, lisaks, mis siin on. Mis seal sõle telje pääle, sõrmus sõle telje pääle, sõrmus sõle telje pääle, kus see sõrmus enne saanud, kus see sõrmus enne saanud, sõjameeste sõrme luista, külameeste külje luista. Asi on lihtne. Visata see kuu vaikselt sellisele kõrgusele, siis paned selle kastruli alla ja ta kukub ise siia sisse. See on igapäevane köögitoimikus ja pannkooki teeb. Ja nagu ma ütlesin, kui tuul sealt tuud, siis keerad tagumikku vastu tuult, on et tuul kuuli paigast ära ja... No. Opa. Korras. Iga katse, mis sisse läheb sinu kolmest, hinnast 10 krooni alla. 4. Null. No. 5. Null. Lohutusauhind on ka. On või? Siis saad kindlasti võinoa ja lohutusauhind on purrudega põse-musi. Oi! Olgu teil õnne! Te olete üks nendest inimestest, kes võib öelda, et on ju Tootsi kaasaegne. Me käisime Tootsiga, seal käisime, sealt tulimegi. Me tegime isegi pilti seal klassiruumis. Tegime pilti ja siis laulsime seal ühe koolilaulu, üks tahtis, ma laulan, me laulsime siis pundiga seal, mul juba oli unud, üdrukud oli rohkem peas see, et suvi kiiresti mööda on läinud, kooli kelmed kooli kutsub jälle nüüd. Et sügis sammub meie teel, lehti täis on seinaäär ja seal on ikka veel ja ja niimoodi on siuke ilus pikk laul on sellest. Ja see on ka oma tehtud? Jah, see on oma tehtud ja see oli väga vahva, nii et selle Tootsi tuppada kulus Marja eest ära. Jah. No vist ei ole paika, kus te Virve kohe laulu ei tee, kui see paik meeldib? Kui ikka paras aeg on, ikka. Ja ma olen sellepärast ma saan nii palju liikuda, et mul on selline tore kodune punt, kes mind ikka kaasa võtavad ja me käime, näeme Eestimaad, ajame jura, laulame ja ongi kõik. Me väga vabandame, aga me läheks edasi. Sinimeri suva ottav lainete pind, oma laintele ilkuma kutsud sa mind, kui eemaldub laev, kallas maha meist jäävad valged kurjel mind kaugele kannavad siis. Kodukallas sinust lahkuda iial ei saa, pea tagasi jõuan ju jällegi ma, ning su kivine kallas ja kajaka laul, sinitaevas ja päike kõik ootavad meid. Kodukallas sinust lahkuda iial ei saa, pea tagasi jõuan ju jällegi ma, ning su kivine kallas ja kajaka laul, sinitaevas ja päike kõik ootavad meid. Oskar Lutsu näidendis Kapsapea kuulsaks kirjutatud Paunvere väljanäitus pakkus seekord tervelt 9 kilost kapsast ja enam kui 30 kilost kõrvitsat vaadata. Ja huvi niisuguse Paunvere väljanäituse vastu näitab kas või see, et mitte küll päris Punase väljaku mauseulemi taoline saba siia ei lookle, küll aga kõik need vast mitukümmend tuhat inimest, kes Palamusele on täna jõudnud, tahavad ka ära käia just nimelt selles telgis, kus on selle aasta kõige üllatuslikumad looduse annid Eestimaalt. Teie olete ära käinud selle ringi ja mis teile kõige rohkem silma jäi? Siin lasteaia laste tehtud asjad olid hästi ilusad, Tartu lasteaia
tehtud, olid sellised kompositsioonid ja asjad, hästi vahvad olid. Kõige rohkem kõrvits ikkagi, nii suur ikka. Ja mis siis oli siin, väga toredad Tartu lasteaia need kompositsioonid, no see on arvuda veel näinud, et saab niimoodi juurviljadest teha kompositsioone. Rahvas imetleb, kõik on kena. No kui teie nüüd oleksite Lutsu näidendis žürii liige, no millisele eksponaadile teie auhinna annaksite? Vigur kartul oli väga hea ja siis oli siin esimene kõrvits, see 68 kilo oli. See oli näha, et ta oli kasvanud järk-järgult. Tal oli kuskil nagu mingi takistus ja siis jälle saanud kasvupinna. Te olete nii teadlik, ilmselt kasvatate ise ka vist kõrvitsa? Ei, ma olen elukutselt agronoom olnud. Mulle meeldisid need porgandid seal, mis olid keerdus. Ja siis kartulid muidugi, mis on kõik südamekujulised. Neid oli päris palju tegelikult. Neid oli väga andekad niimoodi, nagu oleks ise teinud, aga nii nad kasvavad. Teie tegite suisa pilte kõigist nendest standidest või vähemalt osadest nendest. Tahate järgi teha või? Linnas vist ei ole võimalik. Linnas ei ole eriti võimalik, sellepärast me tegime pildid kogu aeg kaasa. Et kui endal ei ole, siis on vähemalt pilt olemas. Olete enne ka käinud taolisel väljanäitusel? Mina ja mitu aastat juba. Ja iga aastaga läheb see aina paremaks ja suuremaks. Tundub vähemalt niimoodi, hoolimata isegi sellest kehvast majanduslikust olukorrast. Ahaa, te ütlesite, et elate linnas, aga mis te arvate, miks taolist väljanäitust üldse vaja on või kas on vaja? Noh, piisab ju ehk sellest, kui panna laat püsti ja rahvas tuleks ehk niigi. Jah, aga see on üks omaette nagu väike nüanss selle ja nagu ajaloost tulnud kaasa selle Paunvere puhul ja see on nagu väga tervitatav, et selline ajalooline asi on välja toodud ja siis selle peal mängitakse see terve laate välja ja väga kenasti tuleb see. Seda kõike, mis Paunvere väljanäitusel juhtus. Nüüd tabasime mehe, kes on olnud väljanäituse korraldamise juures päris pikki aastaid. Nüüd on võimalus olnud kõrvalt vaadata. No kas väljanäitus ikka elab selles rütmis, milles algne korraldustoimkond soovis? Jaa, mul on väga meeldiv vaadata, et just tänavu on jälle hulgaliselt tulnud nunnusid nii aiamaalt kui ka käsitöö poole peale juurde, et siin vahel mõnel aastal natuke siin tükis juba tagasi jääma ja oli kahtlusi, et kulutasime väga tihkelt käsitööd välja siin lastele eestiliselt ja proovisime siin ikka asju üles ajada, aga nüüd on tulnud hoog väga üles, et tänavu väga meeldiv vaadata. Nunnude laud on väga rikkalik. Ei tea, millest see tuleb? Tundub, et võib-olla isegi see niisugune nõndatud masuaeg, mis öeldi, on vist rahva liigutama pannud. Üleskutset tehti ju kevadel, et võiks oma aiamaal appi vaadata üle, äkki saab sinna midagi rikkalikumad lausa teha, kas või panna rõdu aknale või rõdu peale midagi kasvama. Paistab, et on tulnudki inimestel huvi selle asja vastu ja väga meeldiv on. No, teil on olemas ka väike võrdlus nüüd nende aastatega, et kas on mõni eksponaat, mis on tõesti kohe ehk tänavu kõikide aastate kõige suurem või kõige huvitavam? Tänavu tundub mulle, et on just kombinatsioone tehtud siin ja lapsed on väga palju esindavad ja toonud väga huvitavaid asju ja ka käside poole pealt meeldis mulle väga, et Võrumaa on väga huvitavalt esindavad, et no ma vaatasin pead pooled Võrumaa koolid vist on kohale jõudnud ja väga korralike asjadega, väga meeldivate asjadega. See näitab, et see meie väljanäituse geograafia on väga laiali läinud ja väga meeldiv on vaadata. Pärnumaalt on siin väga huvitavaid eksponaate kohale jõudnud tänavu jälle. Ka varematel aastal, ühel aastal Pärnumaa kapsas võitis isegi ju nunnu konkursi võidu ära. Ei tea, kas oli ka raskem kui tänavune 9-kilone? Tõenäoliselt olid ta, jah, kusagil oli ka 90 kilo vahel, ma meenub mul. Et ta umbes taavine oli siis ka, jah. No teada on, et Lutsu kapsapea oli ju Paunvere väljanäituse võib-olla esmane väljamõtleja ja Oskar Lutsule tuleb selle eest aitäh öelda, aga
Mis te arvate, kas mõnigi koolilaps on ehk ka Lutsu kapsapea just nimelt selle tõttu läbi lugenud, et ta on siin väljanäitusel käinud? Jaa, ma usun päris kindlasti. See on ju väga hea, et lapsed on meil kaasa haaratud just sellega, et lastel on oma auhinnad välja käiakse ja see on laste vastu suurt huvi tekitanud ja kindlasti on lapsed sellepärast ka rohkem lugenud kapsapead, aga ma usun, et need teisi Lutsu teoseid hea meelega nad loevad, kui nad siin Paunveres korraga ära käivad. Nii et see on nagu ütleme Palamuse siin ja Paunvere nogi ja see sügisene väljanäitus. Esmakordselt oli seekord Paunvere väljanäitusel ka jõukatsumine ja seda tervelt 10 võistluses. Tõsi ta on, et ega oda päris viskama ei pidanud, ometi sellised spordialad olid kõik esindatud. Ja kõige parem 10 võistleja esimesel 10 võistlusel Paunvere väljanäitusel oli siis Mikk Simmulmann. No ütle, kaua sa harjutasid? No, ega väga ei saanud ka harjutada. Parem, ma teadsin küll, mis alad tulevad, aga harjutamiseks aega ei olnud, et kõik tuli nii, nagu tuli. No ütle, mis kõige raskem, kõige keerulisem oli? Kindlasti küüslaugu see söömine, kus oli vaja joosta küüslaugu juurde ja siis 3 küüslaugu küünt ära koorida, soovi korral ära koorida ja siis ära süüa kiiruse peale. See oli vast kõige raskem. Ma saan aru, et sa võitsid vist enamus alasid? 7 ala ja 10. Mis sa arvad, kes kevades oleks võinud sinu kõige kõvem konkurent olla? No ma arvan, et need olid siuksed parajalt nalja vinkliga välja mõeldud siuksed ülesanded, et ma arvan, et vast Toots oleks kõige parem. Aga mitte Tõnisson ega Kiir? No Tõnisson vast oleks võinud seda küüslauku kiiresti süüa, aga ma arvan küll, et Toots oleks kõige tugevam vastan olnud. Nii et sinu meelest niisugune vimkadega 10 võistlus siia Paunvere väljanäitusele sobib küll? Kindlasti. Minu meelest väga hea mõte ja mina loodan, et järgmine aasta toimub ka see. Ja kui toimub, olen järgmine aasta ka kohal. Mis on see, mis sinusuguseid noori mehi ja noori tüdrukuid näiteks siia tõmbab, mis sa arvad? Ma ei teagi, see on siuke omamoodi tore üritus, et saad käia, näed sõpru endal, võib-olla keda sa üle pika aja näinud ei ole ja siuksed hästi toredad üritused, nagu siis tänase selle päeva puhul see 10 võistlus. Et minu meelest täiesti tore üritus ja et mulle meeldib. Et ei ole ta midagi mõeldud ainult vanadele põllumeestele ja perenaistele? Ei, kindlasti mitte. Kui nüüd võrrelda kõiki neid väljanäitusi, mis on siin Palamusel toimunud, siis mis neid seob ja mis eristab? Raske öelda. Paunvere väljanäitus on nagu mingisugune pikk protsess, ta on kuskilt alanud ja tasapisi liigub mingis suunas. Võib-olla tuleks öelda, et seisab paigal, aga samas ta ei seisa, sellepärast et igal aastal tuleb midagi juurde. Tänavusel Nunnu näitusel oli päris häid ideid ja käsitöö näitusel oli väga vahvaid asju, nii et ma ütleksin, et inimesed tulevad siia ikkagi seda suve lõppu nautima ja on siis ajad millised tahes, läheb siis müüjatel kui hästi tahes, aga inimesed saavad oma kaifi kätte. Kui rääkida teilest Tootsist, siis tänavune uudis on ju ka see samane müügikohtade ja kostüümide konkurss. Peaks ütlema, et väljanäitus on järjest, iga aastaga on väärikamaks läinud. Et ta ei ole lihtsalt mingi lihtsalt laad. Ta on Paunvere väljanäitus.
ja isegi kui vaadata sel aastal käsitöö väljanäitust, no see on midagi erilist, midagi erilist. Ja fotograaf loomulikult näeb ka inimesi ja armastab pildistada inimesi. Kui nüüd võrrelda inimesi Paunvere väljanäituselt 11 aastat tagasi ja tänavu, siis on mingi vahe. Inimesed on julgemaks läinud. Inimene ei karda objektiivi, üldsegi ei karda. Inimesel on hea meel, et kui tema saab kaamera sisse. Nii et inimesed on avatumaks läinud. Jaa, ma ütleksin, väga tähtis nüanss on see, et see mees on sündinud Vitebski oblastis Valgevenes ja see riie, millest see müts on tehtud, on valmistatud seal samas. Miks just Paunveres on suvel elu tihe ja mitte ainult suvel, sügisel ka? Vaat see on nüüd ilmselt väga mitme asja koosmõju. Loomulikult au Lutsule, tema nii-öelda lükkas raja sisse, andis eeldused, aga mitte sugugi kõik kohad, kellel need eeldused on, ei ole suutnud neid ära kasutada. Või siis on nii, et mingil hetkel on hakatud midagi tegema ja siis on tulnud teised inimesed ja asi on läinud allamäge ja kuidagi järg käest ära kadunud. Aga siin ei ole seda miskipärast juhtunud. Et siin on kogu aeg neid tegijaid jätkunud, nad vahelduvad aeg-ajalt, tuleb uusi nägusid, tulevad uute mõtetega ja teevad jälle asja edasi. Mina ei tea. Siis kui Jaanus Raidal omal ajal rääkis sellest Otepää energiasambast, selles jutus ma natukene kahtlesin, aga vaadake seal muuseumi ees kuskil on see energiasammas arvatavasti olemas. Mul on juba 10 aastat vähemalt selline kahtlus või juba 12 aastat. Aga kas ta on või ei ole, see polegi tähtis, asi ju toimib. Tartu Kannikese lasteaed. Kas on siin esindaja? Siia käib juurde traditsiooniline Paunvere 5 rubla. Kas siin on firma Õnneliiv? Ära arvamatu ilusa ja stiilse esitluse eest. Kiituse kirja 5 rublases on ära pälvinud Krabi põhikool. Karl Raaga puidust masinate ees. See on selline vahva väike poiss, kes oli 5.-6. klassis teinud kõik isa metsatöö masinad puitu ladunud. Ja Aaret Reimann ära arvamatu ilusa keraamika esitluse eest. Sina oled Ülle või? Nii lahe. Palju õnne. Kaunite käsitööde eest. Eevi, kus sa oled? Sul peaks olema tuba juba tapetseeritud nendest iga aasta jagamisel. Aga aitäh, et sa jälle tood. Klaasitööde eest olete ära saanud kätte Paunvere kiituse kirja ja 5 rublasid. Kas siin on Vastseliina gümnaasium? Vaata, kus on töömurdja 2 koolis korraga. Alatskivi keskkool, aitäh, et tõite. Perekond Vaidla ära arvamata suurte ja ilusate nunnude eest. Kõrvits kaalus neil näiteks 52,4 kilo. Rahvarõiva kostüümide eest, neid oli seal terve nurga täis. Aitäh! Alli Estorn ja Aino Forostovets kompositsiooni Masuaja Tootsi aed eest. Pingutasite? Ludmilla Lond saab väljanäituse kiituse kirja ära arvamatu ilusa ja suure punapeedi eest. Punapeedi kohta 5,4 kilo on täitsa kobe. Aime Viiar, ole hea. Ilusate ja suurte porgandite eest, suurim kaalus 1,4 kilo, Haapsalu sanatoorne internaatkool, ära arvamata ilusate keraamiliste võtmete eest. Ja kiitus neile, et neil veel nädala alguses Paunvere võtit ei olnud, aga valmis said. Vaike Pärn, ära arvamata suurte sibulate eest, kõige suurem kaalus 1,5 kilo. Sina oled Vaike, aitäh, et tõid. Endel Pajula, kena ja suure kapsapea eest, mis kaalus 8 kilo. Ain Raal, ära arvamata ilusa ja stiilse esitluse eest. Tema oli meil lõtsav ja kordaniga, ma ei tee neil siiamaani vahet. Armoska lausa, aitäh Ain. Jassi Talu, ära arvamata kena ja stiilse esitluse eest. Aitäh!
Milvi Murka kenade vitspunutiste eest. Sina oled Liina või? Nii noor ja juba teed lappitekk. Peipsi kalanduspiirkonna arendajate kogu Peipsi kala propageerimise eest. Stiilsemale müüjale me lubasime 1 000 000. Paunvere 1 000 2009. aastal saavad Gretel Õigus ja Eda Markov. Kas te teadsite, et 1 000 000 on võimalik saada? Ei teadnud või? Lambist kukkus sülle. Palju õnne. Siin on meie uued miljonärid. No mõte tuligi sellest, et kuna pärlid ju tekivad veest ja liivast, et siis see müügikoha koht siduda ka veeteemaga. Ja nii see mõte tekkiski, korjasime siis veetaimi, sellest kujundisime kostüümi. Panime fantaasia tööle ja nii ta tuli. Fantaasia tööle ja nii ta tuligi. Niukene jäljend, paneme selle siia. Nüüd käsime rahval mitte ehmatada. Kõlks ja kopik. Katsuks ennast Brüsseli ajada sinna viimase korrusse peale, hakkan eurosi tegema. Seal saab igatsustasu ka. Ära mine nii kaugele, tee siin. Kui nüüd kõnelda Paunvere väljanäitusest üldse, siis kuhu veel võimalik areneda on? No meie plaan on ikkagi hakata tooma seda vana sajandi vanust õhku järjest rohkem tagasi. Tänavu me proovisime seda natuke tõsisemalt teha. Paraku ei läinud meil nii, nagu me tahtsime, aga me alustame kahtlematult nüüd kohe uusi ettevalmistusi ja loodame, et järgmine aasta on asi rahvalikum. Vallarahva jaoks on see ühelt poolt pidupäev, aga teiselt poolt eks see toob ju kaasa ka piisavalt probleeme. Ma ei ole 12 aasta jooksul kuulnud otseseid vastuhääli sellele üritusele, kuigi tõsi on natukene muutunud inimeste suhtumine, mida ma ei pane ka pahaks, nad näevad võimalust sellest pisut teenida ja teevad seda ja edu neile selleks üritus ongi, et maakas saaks ka raha natukene näha. Viimastel aegadel ja noorem põlvkond tunneb küll ehk palamused paremini läbi Kallio-Kiisa filmi ja siin ongi teil nüüd ka tekkinud endal ju uus idee. Jah, see idee ei ole nüüd küll väga uus, ta on meil ikka nagu aastaid peast läbi käinud, et mingisugune skulptuuride allee, skulptuuride park siia palamusele luua, just kevade lutsu teemaline. Ja peale neid pikki aastaid me oleme jõudnud siis esimese etapini, et meil on nüüd siis Kellamees Liblet kujutav mudel, millest peaks saama skulptuur Tauno Kangro poolt tehtud ja me oleme leidnud temale paiga, alustanud selleks raha korjamist, kogumist kõikvõimalikul kujul. Ja on juba ka esimene rahasumma olemas? Meie suureks üllatuseks laekus esimene ülekanne 3 tunni jooksul peale seda, kui me olime valla koduleheküljele vastava teate üles pannud. Meil korraldab seda asja mittetulundusühing Soku Turi. Kõik vajalikud andmed, kuhu raha kanda, kuidas teha, leiate te Palamuse valla koduleheküljelt www.palamuse.ee. Igal juhul soovime edu teile selleks ja juba eelnev lause või eelnev jutt kinnitas, et Paunvere väljanäitus, 13. väljanäitus aasta pärast tuleb kindlasti ja kui kõik hästi läheb, siis tuleb ikka 50. näitus ka või? 50. ei tea, aga 13. pole küll põhjust ära jätta. Paunvere väljanäitus hakkab nüüd otsa saama, aga selle koha peal, kus ma hetkel seisan, peaks siis aasta pärast olema juba Kallio-Kiisa ehk siis Lible kuju. Usun, et te kõik seda toetate ja nii saab see kuju kindlasti ka teoks.
aga teoks igal juhul saab Paunvere väljanäitus ja aasta pärast.